Selle aasta jooksul vist juba 8. kord. Kui ma olen enda kohta midagi selle Austraalia tripi jooksul õppinud, siis see on see, et mulle kolimine kohe absoluutselt ei meeldi. Siin on meie survival kit, road trip survival. Me sõidame 1600 kilomeetrit umbes Brisbane'ist Melbourne'i ja siin on palju proteiinivaare, beef, jerky, õlu ja Red Bull hästi palju. Vaadake, kui ilus ja korras mu võtab välja. Kõik on nii nagu oskuslikult kõik ära pandud siia. Nii, ma vaatasin ümber praegu sellele väiksele kaamerale, sellepärast et seda on palju mugavam siin road tripi all kaasas kanda ja autosse ära kuskil panna, kuna auto on täiesti asju täis omadega. Ja niimoodi me tripime siin. Jälle. Jacobi auto on siin. Praegu võtame 7-Elevenist kerge kohvi. Nice. Bensiini täis ja siis liigume edasi. No nii, me oleme jõudnud Sydneysse ja me otsime hetkel parkimiskohta, mis on suhteliselt võimatu missioon 10, sellepärast et siin on kohutav liiklus lihtsalt, natukene liiga palju inimesi on siin linnas. Meie ööbimiskoht on mingi 15 kilti äkki umbes siit linnast eemal ja tulime siia mingi pool tunde lihtsalt, kuna liiklus on isegi rohkem vist, kuna liiklus lihtsalt nii jube. Aga ühesõnaga plaan on siuke, et me täna siis avastame terve päev Sydneyt ja siis homme liigume hästi vara hommikul, mingi 4 hommikul üritame startida ja liigume Melbourne'i edasi. Nii et täna on meie ainuke päev siis Sydney avastamiseks. Jacob, mis on sinu nagu tunne sellest linnast praegu? Julm. Oled see mingi liiga palju rahvast. Brissis on sellest tunduvalt rahulikum nii liiklus kui ka kõik muud. Aga nii, vaatame siis, kas me saame siin parkida. 90 on päev. Päriselt või? No nii, me nüüd leidsime siis mingi koha, kuhu me saame auto ära parkida. Siin väidetavalt on 2-hour free parking. Me loodame, et meil ei viid autot minema siin. Trahvi teete on savi. Ma ei tea, kuidas nad kontrollivad. Väidetavalt mingi inimene käib siin ringi vist ja siis vaatab, et näen, vahepeal üks auto juurde tekkinud. Siis tuleb mingi aeg uuesti ja vaatab. Näike siin, okei, teeme trahvi ära. Ma ei tea, kas te kuulete ka minna. Hästi tuuline ja külm on, jube. Aga ilus linn on. Ilus linn on. Näed, seal on kesklinn. Ja siin on... Mis asja? Me oleme nagu pilukad, või? Käivad oma kõrdi kaameri. Kalvin oma kimbaliga. Fleet Base, East Sydney. Ei tea, kas siin tohib teha pilti? Ei tohi või? Sorry, man! Ei tohi filmida? Siin ei tohi filmida. Kuidas ei tohi filmida? No, sellepärast see on mingi militari värk, vaata, äkki me oleme mingid spionid. No nii, tasa. Ma leidsin praegu väga erilise koha. Seal on Sydney Opera House. Ei no, ilus on. Ilus suur linn, aga liiga palju rahvast, nagu liiga palju liiklust. Liiga siuke närviline. Melbourne on ikkagi kodu. Varem on need kohad nagu nii kaugel olnud, aga kohale jõuad siin nagu pohviliselt. Algul tulime siia, siis mõtlesime, et raudselt iga päev käime väljas, vaata. Teeme mingi ilgelt, siis reaalsus on see, et tiksume kodudes, mis seda arvates magame. Nüüd tuleb väga cringe 2 kanget Austraalia remake.
tere tulemast Austraalia suurimasse linna Sydneysse. Inimese elab siin imekaunis linnas 5 miljonit ja aastas külastab seda imekaunist linna 10 miljonit turisti. Lisaks on veel Sydney maailmas 12. kohal kõige kallim koht, kus elada. Nimelt üks ruutmeeter maksab siin ligikaudu $8000. Sydney on kõige paremini tuntud oma väga ikoonilise ooperimaja poolest. Nimelt, selle ehitamist alustati 1959. aastal ja lõpetati 1973. aastal. Ja see oli 20. sajandi kõige omapärasem arhitektuuriline ehitis. Canberra, Austraalia pealinn ehitati 1908. aastal. Lihtsalt sellepärast, et Sydney ja Melbourne tahtsid mõlemad olla Austraalia pealinnad. Ma ei tea sellest midagi. Usud või? Või täpsem on öeldus, et selle ehitamist alustati või siis see loodi. Aga jah. Tüüpiline Austraalia turist. Silmad kessi. Ilmselgelt nagu klippide pealt näha, siis see linn on hästi sellise business vibe'iga ja kõigil on kogu aeg kiire, igal pool kõik jooksevad, kõik telefonis räägivad juttu kellegagi, kõik vaata otse ette ja jooksevad üksteisele otsa ja hästi palju inimesi on ülikondadega ja nagu hästi siuke kiire linn, nagu täpselt nagu kuskil filmides. Kõik ruttavad, nagu kõigil on kiire kõnnitempo. Siis kui natuke aeglasemalt liigud siin, siis oled kohe kellegi jääd ette ja joostakse sellised üle. Aga kohe saame teada, kas meil on trahv ka tulnud peale. Mina näen Essana. Nope, ei ole midagi. Sul vedas, saaks maksnud selle kinni. Ma juba ühe trahvi sain. Siin on näha, kui me tulime Narrabrist tagasi, ma sain trahvi. Siin on pilt sellest autost, meie autost. Ja siin on palju ma maksma pean. $168 sain trahvi. 60 alast sõitsin 71-ga. Tean jah. Ma võtan selle trahvi, ma panen kodus, ma raamin selle ära. No tervitused kõigile. Me oleme jõudnud Melbourne'i endaga. Täna hommikul alustasime kell 4 sõitmist, täpselt nagu siis, kui me alustasime Brisbane'ist Sydneysse. Ja põhimõtteliselt me jõudsime kella umbes 2-3 paiku siia ja siis me käisime seal minu vana töökoha juures ja saame järgmiseks nädalaks endale tööd. Sisuliselt elamiskohta meil pole, nagu reaalselt me oleme valmis jääma ööseks IKEA parklasse siia kuskile ja vaatame Marleeni magamistuba. Nii, nendel on siin kastid, asjad on kõik all. Backpackerid, eks? Nagu päris. Tõelised backerid ikka küll. Ja kastide peale on laotud siis tavalised siuksed madratsid ja üllataval kombel see on haigelt ubane ja haigelt mugav. Noh, nendel on muidugi suur auto, nendel on länkar ikkagi, nagu minu selja taga näha on. Kalvin, kuidas on emotsioonid Mirage'i ööseks jäämisega? Backpacker on lahe olla. See on juba autot, jah? Ma olen mega õnnes. Marleenile meeldib autos magada, jah? Miks? See on nii mõnna, siis sa vaatad oma sarvi on ja siis mõnu letsad ja siis What's that? See ei ole Jacob. See on mingi suvavett. Oleme siis kohale jõudnud siia IKEA/Coolsi parklasse ja overnight on $5, nii et $5 jääme siis ööseks siia. Kaameras pole hästi näha, aga seal on full linnavaade lihtsalt kesklinna peale, hästi ilus on. Aga ma ütlen ausalt, siin õues on jubedalt külm, ööseks mingid mootorid asjad kõik kuhama. Miks nii äkse täis oled? Sest et mulle nii meeldib. Oi, mida vitt? No jah, mulle meeldiks ka, kui mul nii suur auto oleks. Davai, leiutame kuidagi sellest magamist. Jaa! Ma siis näitan meie magamistuba nüüd. Ülimõnus lihtsalt. Sinna siis lähevad meie jalad ja väga ilus linnavaade on ju. See on nagu mega mõnda lihtsalt. Meil on kõik linad, padjad on ju, tekid.
Kalvin Keiri panid oma asjad ka veel siia ja jah, tänase öö siis veedame niimoodi. Meie oleme muidugi Jacobiga juba maganud, on ju, mingi nädal aega oleme elanud siukest autoelu varem ka, aga jah, nüüd saavad poisid ka ära proovida selle. Mega munna. Keirma on nats hädas. Ma ei tea, kuidas see kinni käib. Aga ei ole midagi, nüüd siis magama autosse. No nii, niimoodi me hakkame magama siin. Kalvin juba magab seal. Vot, hea tund neile. Good morning people. Niimoodi me magasime siin nitšus. Eile ei olnud väga näha seal pimeda ilma tõttu, aga madrats oli siin täis puhutud. Suht tühjaks läks õhtul ja autos sees siis olid niimoodi paar asja siin. Kalvini võtt niimoodi. Siis ma vajusin sinna auku täiesti samadega. Aga saime hakkama sellest, saime magada. Öösel läks oli 7 korda üles. Aga jah, me läheme vaatame nüüd, äkki saame kuskilt süüa midagi. Ja siis hakkame kodu otsima. Nii me leidsime nüüd ühe koha, mida me vaatama läheme kohe. Ja me üritasime natukene viisakamalt ennast riide panna. Ryan Little. Kohta, mida ma oleme üritanud terve aeg ignoreerida ja eemaloida sellest. Redan Apartments. Ikka rõve koht tegelikult. Sooja vett polnud ega midagi. Olime siin varem mingi 2 kuu aega, üle 6 aega. Aga jah, siin meil ta on pildik, aga ta on hea pildik võrdelt nendega, mis me täna vaadanud oleme. Sisuliselt see on ainus koht, kus on siiamaani parkimine. Kõik teised kohad, mis me oleme vaadanud, ei ole parkimist olnud ja see on olnud nagu suurimaks takistuseks. See viimane koht, mis vaatasime, oli ülinais koht, aga see on vale seal, ma olen siin kuradi radika juures, mul on hea saa. Ühesõnaga, me võtsime selle Redan Apartmenti ära. Saame maha istuda, ei pea bondi maksma ja päris hea hind oli ka. Saame 2 autot mõlemad ära parkida. Ta võttis meil auto turvalisust ja aia taga. Me võime iga veel nahku tõmmata. Aga tunned, et siin on soe, vaata. Ja, Tegelikult on ubane, ta on nagu peldikaga, ta on ubane. Ta on jah, selles siis jah. Aga seda, meil on autos seda putuka vürkis väga, peldikus kindlasti lasku. See on putuka juba. Äärmlikku vürki nii vastu. No vaat. Ei ole midagi, siuke elu siis on. Mis see on? Lõpetage niimoodi.